Kuidas siis siiani läinud on? Kas on suur virvarr olnud? Palju intervjuusid. Teie kord. Okay. Nii et valmistuge, kui on üks sõna, siis peab rohkem küsimusi olema. ETV+. Значит, здравствуйте, Томи. На русском будет вопрос. Начну, пожалуй, с самого главного вопроса, который нас всех очень волнует. Вы довольно уверенно заявляли о том, что собираетесь привезти победу домой в Эстонию, но сейчас букмекеры ставят вас на 9-е место. Как собираетесь вырывать победу? Какое? 9-е, 8-е? 9-е. Окей, ужас. Ну, букмекеры всегда ставят, но у них первую тройку, они всегда хорошо. У них большой процент, коэффициент по 75%, они хорошо угадывают всегда. Ну, мы будем точно в топ-5, потому что у нас довольно special шоу. Песня, как бы, букмекеры всегда говорят одно, но это, знаешь, это как 50-50 тоже. Это, как бы, если кто-то из вас сейчас поставит 2 миллиона на меня, тогда мы будем вторыми. Так что я не знаю, сколько ставят людей здесь ставки. Так что, пожалуйста, ставьте деньги на Эстонию, чтобы мы поднялись. Спасибо. Õhtuleht Anna-Maria Veidemann, Mako. Jaa, Tomi, et tegelikult kõik oli väga hästi, kuniks siis tuli Rootsi ja Kai, kelle tants on ju sama viraalseks läinud kui sinu tants, et kui palju sa üldse oma konkurente jälgid ja kui palju meelehärmi sa tegelikult on tekitanud, et tuligi natuke selliste analoogset huumorit, tantsu ja väga kõva favorit nüüd? Jah, no Kai meeldib normistele väga hästi, aga Rootsi oli ka nii-öelda esimene enne, kui see lugu välja tuli. Ja nende kasuks töötab väga see, et nad tulid nädalaid hiljem kui meie, sest Eestis on see, et me peame lugu välja laskma mingi mitu kuud varem. Et selles mõttes, et see värskus töötab. Aga ma rääkisin poistega väga toredad poisid ja mulle meeldib, et mul on kellega nii-öelda võistelda, et see on ülihea. Ja jah, et Rootsi on alati Eurovisiooni riik, et nad on väga tugevad ja toredad poisid, mul ei ole mitte midagi öelda. Aga kas endal on pigem see, et see favoriidikoorem on natuke endal maha läinud ja on võib-olla kergem minna nüüd sinna, et ei ole, et kindlasti võida? Tead, mul ei olnud enne ka mingit kooremit või et ma ei tulnud mingit raskust, et again, ma ainult vaatan, mida meie teeme, mida teen mina, kuidas me saame olla kõige paremad laval, et meil oleks kõige parem show. Et tahaks publikult kõige rohkem punkte, et kindlasti me oleme esimeses poolfinaalis nendega koos ka. Ja teine asi on see, et kuidas nagu need kohtunikud annavad pärast seal punkte, et see on ka üks suur asi. Karmen Rebane ERR-i uudisteportaalist, et kui palju te oma ennustustabeleid jälgite, et hetkel olete umbes 7. kohal ennustustabeleid just. Mis tundeid see teist tekitab? Ma ei ole, ma ei ole kunagi neid väga jälginud, et ma tean, et Joost oli ka kuskil 5, 6 või midagi, aga et oli ikkagi suur favoriit, et ikkagi see esikümnes olla on kõige tähtsam ja juba koha peal see kõik show otsustab, aga nende numbrite järgi, mis ma vaatan, mis on meil siis internetis ja muudes kohtades on nagu teised jutud, et me oleme väga-väga populaarsed, et see, mis on seal ennustustabelites on üks asi, aga teine, mis on päris maailmas, aga see on kõik true ka, aga no stress. Ma küsiks võib-olla vahepeal, et kas Itaalia prouad armastavad sind, et kõik palamud või? Jah, just. Kuidas sul seal on läinud? Mis tagasiside seal Itaalias tuli? Sa said seal ilusti hakkama? Ja ma veetsin Itaalias nädal aega. Ma tegin ka miljon intervjuud, et see on fakt, et kui keegi teist sõidab Itaaliasse, kui te lähete kuhugi kohvikusse, siis te peate lihtsalt ütlema mi amore ja siis nad juba teavad, et mis kohvi te tahate ja see on fakt.
все же на сегодняшний момент букмекеры вам ставят 9-е место, прогнозируют. Да. Получается, вы уступаете таким странам, как Швеция, Австрия, Франция, Израиль, Нидерланды, Финляндия, Бельгия и Чехия. А кого вы считаете своим главным конкурентом? Ну, я думаю, мы будем биться с шведами. Ну, как бы, там еще есть певцы тоже. Ну, как бы, я на это смотрю, как будут люди смотреть по телеку, вот все дети, подростки, их родители, и кто им будет нравиться. Вот, и мы будем за это биться. Спасибо большое. Anett veel Raadio 2. See Jah. on küsimus, et noh, me teamegi, et tegelikult see show ja just turundus siis, kui sa seal kohapeal oled, mängib hästi suurt rolli. Jah. Kas sul on plaan näiteks show'd veidi ümber teha või on sul juba kindlad plaanid, mis sa seal hakkad tegema publikule? Võin sulle näidata natuke. Tule siia. Tule. No, kirjelda siis teistele, mis sa näed seal. Ei, sa ei tohi, ainult ära, sa lihtsalt ütle, mis sa arvad. okei. Jaa. Oota, meil töötame selle peale. Kiire on ka tegelikult, nii et ma proovin hästi kiiresti teha. Ei, see on chill. Jaa. Ütle kohe, et see on väga hea, kõik on väga hästi. Ma proovin kuhugi jõuda, siis vaatab. Ja juba algus on palju tõotav. See olekski siis Eurovisiooni laval. Jaa, see kõik on. Kas Tommi ikka on seal või? Väikselt on näha, aga ütleme niimoodi, et näeb väga palju tõotav välja praegu, jah. See on erinev ja ma arvan, et see läheb praegu väga peale inimestele, sest see on seotud millegagi, mis on praegu väga populaarne. Ma ei tohi vist rohkem rääkida. Jah, ma ei näita seda. See on suvi, kas tal riided on ikka kõigel või? Ja Merilin Mölder, Delfi palun. Sa peale Eesti Laulu finaali läksid väga jõuliselt peale, ütlesid, et sa mängid seda mängu väga hästi ja kõike. Nii, jaa. Kas praegune Kihnio kontorite positsioon on sinu jaoks ka natuke pettumus? Ma ei tea, minu arust see pigem annab seda bensiini juurde, et seda teha, et ma ei, jah, see on, kuidas öelda, pettumust ei ole, aga selles mõttes ma vaatan pigem nagu neid üleüldiseid numbreid, palju meie videosid vaadatakse, palju meie lugu striimitakse, seal me oleme nagu top 5 igal pool, et ja kõik räägivad meist, kõik teavad meist, et selles mõttes, et Eesti on kohal. Aga rääkides, sa räägid numbritest. Ja. Palju Eurovisioon läheb... Maksab, nad ei maksa. Ei, nii palju sinu jaoks endale läheb see näiteks maksma, et ma tean, et sa käid siin välismaal ja niimoodi, kas mingid Itaalia reisid on su enda taskust või Kõik, ERR ei maksa midagi. No ERR maksis korra meie selle fee, aga kõik, mis toimub laval, kõik muu palgad, kõik mu tiim on mina. Kui palju see Eurovisiooni virvarr sind üllatab? Kas sa kujutasid kõike seda nii mahukana ette? Sa oled ikkagi väga palju ju ka muidu tuuridel mujal välisriikides käinud. Ma ei tea, ma mõtlesin, et see on intens. See on olnud intens. On päevad, kui meil on järjest 50 intervjuud. Et see on kõige suurem asi, mida ma vihkan praegu, anda intervjuusid. Varsti saad laulda ka. Aga see ongi, see on kõik väga seotud, et need intervjuud on väga vajalikud on ja kõik seal teevad üksteisega TikTok, kõik, kes võistlejad on ja et kõik üritavad saada sellest võimalikult palju nii-öelda vaatamise ja klikke. Sky. Kadi-Maari Võsus Sky.ee tervitab sind. Ja. Sinust räägitakse tihtipeale kui maailma kodanikust ja sul on mõneti unikaalne kogemus võrreldes teiste Eesti selliste esindajatega. Millisest Eestist räägid sa Euroopale läbi sinu pilgu, kes sa oled oma karjääri püstitanud ka väljaspool Eestit? Tugevust Eestist, ma arvan, et mulle meeldib, et vahepeal, kui inimesed reisivad kuhugi ja nad räägivad Eestist ja siis nad teavad, et Tommy Cash on siit ja ma olen väga uhke selle üle ja ma olen alati nagu seda promonud, et
ma tulen sellisest väiksest riigist, aga nagu selles mõttes, et meil on väga kõva hääl ja me oleme väga erilised, et ma arvan, et see on suur asi selles Tommy Cashi produktis ka, et ma tulen just Eestist, ma ei tea, kui eriline ma oleks, kui ma oleks, ma ei tea, Londonist või muust riigist, et see on siuke eksootiline vili. Kas sa tunned, et sa oled praegu ka Eesti publikuga kuidagi eriliselt hästi kontaktis ühenduses? Minu arust ma tunnen, et Eesti on minu selja taga 200%, aga ma ütleks seda praegu ka, et just need 2 nädalat on väga tähtsad või see võistluse, see finaali nädal on väga tähtis, et mul on väga vaja, et kõik, kes on nii-öelda internetis, kõik, kes näeb vähemalt ühtegi asja, mis on seotud Eurovisiooniga, me peame nagu neid kommentaare spämmima, me peame nagu neid reshare tegema, et see on väga tähtis, et see online olek. Tohin lisada veel? Olen kuulnud hästi palju seda, kuidas inimesed, kes on sind toetanud, on hakanud mõneti võib-olla kahtlema seda, kes? Inimesed kommentaarides, need kõige tähtsamad inimesed, eks ole. Kes on? Kaheldakse nendes põhjustes, miks sa Eurovisioonile lähed, sest et see tundub kuidagi ebaloogiline ja inimesed justkui valisid sind Eesti riigi esindajaks. Ja mulle tundub, et sul ei ole justkui nagu piisavalt antud sõna, et kirjeldada seda, et mis põhjustel astub Tommy Cash lavale ja keda ta seal esindab. See on mu nime juures, Tommy Cash esindab Eestit. Et see on ju kirjas. Aga see on sinu südames ka nii? Lähed sa kätte maksma joosti eest, esindad sa Eesti riiki, oled sa itaallaste sõber, keda sa esindad? Nii, see kättemaks on halb sõna, ma ei tohi seda kasutada. Kes seda ütles sulle? Kes seda ütles sulle, et see on halb sõna? No, aga vaata, põhjuseid on mitu, aga ikkagi ma tahan olla ajaloos. Ma tahan olla Eesti ajaloos ja fakt on see, et me oleme väga hästi teinud enne juba, kui me oleme, ma ütleks seda ka enne, kui me oleme juba seal võistelnud, me oleme juba võitnud, et suuremalt osalt, et see on väga tähtis ja ma olen nagu uhke selle üle. Kaspar Viilu. Jaa, Kaspar Viilu PRR-ist. Minu arust üks põhjus, miks minna Eurovisioonile on ka, see on väga suur turundusprojekt ikkagi sinu nii-öelda rahvusvahelise auditooriumi kasvatamiseks. Oled sa juba näinud, kui palju see kasvanud on? On sul mingid ootamatud kohad, kus sul nüüd on mingi meeletu fanbase tekkinud juba? Jaa, seda on näha. No, kui meie lugu tuli välja, siis oli Spotify's oli see Global Charts. Me olime üle mingi 10 riigis, top 5, Globalis olime teised. Et seda on näha ja Eurovisioon töötab. Kas selle kasvanud populaarsuse valguses on tulemas ka näiteks Euroopa tuur või uus album? Jaa, kindlasti. Jaa. No, me peame seda ära kasutama. Ja millal uut albumit oodata on? Ma loodan, et see aasta. Aga ja me otsustame, missugune järgmine lugu. Ja, et mis suunda minna. Русдельфи, портал Google. Ага. Вы всеми возможными способами зарабатываете сейчас себе баллы, в том числе с помощью яркого провокационного контента. И в недавней песне с Йостом Кляйном вы спели «Я хочу полететь в Киев и поехать в Москву». Да. Когда планируете реализовать желание? Ну, нельзя туда летать сейчас, так что не полечу. А отправляясь на Евровидение, чувствуете ли вы какую-то свою ответственность перед эстонскими фанатами, или это больше самопиар и самореклама? Конечно. И, я чувствую, что я очень патриотлик человек. Как бы, я, конечно, representing my country. Но это как бы факт. На чьи голоса больше рассчитываете? Какой страны? Всего мира. Да будет так. Kas turvamehed on heas vormis? Tulevad kaasa? Jaa, muidugi. Harjutavad iga päev? Jah. Ja, mina küsiksin sinu riietuse kohta, sest et sa võrdubki stiiliga, see on osa sinu brändingust. Kui mitu kohvritäit erinevaid maailmaklassi disain rõivaid kaasa tuleb või esindad sa hoopis Eesti disaini? Tegelikult trikk on selles, et mida vähem on, seda rohkem on. Et
see ongi siin fakt, et seal on paar üritust, kus nad tahavad, et teeb see punane vaip, on ju, et kus kõik panevad kuidagi riidesse, aga siin me üritame nagu otsustada, et mis suunda minna, sest ma olen nagu seda teinud, aga samas ma ei taha ennast korrata, aga samas inimesed nagu ootavad mult seda, aga ma üritan, mida rohkem ma reisin praegu seda, ma üritan lennata ainult ühe duffel bagiga, et kui on nädalane, siis ma saan hakkama, et see on põhimõtteliselt, et mida vähem, seda on rohkem minu jaoks. Ja. Kui palju sa oma otsuseid näiteks riietuse ja kõige selle muu puhul üldse arutad näiteks ERR-iga või sa teed oma ise kõiki neid otsuseid? ERR ei otsusta midagi. Näiteks vaikselt hakkab aeg läbi saama, aga... Ei, ma annan teile rohkem aega, sest ma hilin siin, sorry. Aga milliste tunnetega te üldse Eurovisiooni lähete, et mida te sinna nagu enda jaoks nagu püüdma lähete, kui me ei räägi just nagu nii-öelda riiki esindama, aga mida sa ise sealt otsid? Ma otsin sealt kõige paremad Tomid, kes on ajalas olnud, et kui sa teed seda nii kaua, siis sa nagu et sul ei ole nagu seda oma ülemust, et mul ei ole labelit, et mul ei ole keegi ei ütle mulle mitte midagi, kuhu suunda minna, mida teha, et keegi öelnud mulle, mine nüüd Fashion Weekile või mine nüüd tee seda koostööd, ja ma kunagi ei laulnud samal ajal tantsides laval, tehes koreograafiat ja et ma loodan, et sellest tuleb nagu nii-öelda uus Tommy ja ma tahan olla parim laval, et see on mu kõige suurem eesmärk praegu. Eurovisiooni fännid armastavad sõprussuhteid teiste osalejatega, et kas sul on juba mingisugused sõbrad tekkinud seal, kellega sa kavatsed nii-öelda koos ennast turundada? No asi on selles, et kõik on hästi sõbralikud ja kõik on hästi toredad Eurovisioonil, aga nad teevadki seda nii-öelda, et nagu turundada iseennast, aga ma ei ole piisavalt kellegiga nii-öelda seda sõprust teinud, et nagu nad kõik tulevad muidu sinu juurde, ütlevad, et jõu, teeme TikToki või teeme mingit sellist videot, aga nagu ma ei ole seda teinud veel, selles mõttes, et meil on kõige rohkem cloud'i seal. Aga ma ei tea, ma olen Basellil mitu nädalat, 2-3, nii et aega on, et ma loodan, et me teeme midagi kellegi. Merja Merdiks küsiks nii, et sa ütlesid, et sul on väga väike kott, et ilmselt Eurovisiooni nii väike kaasavõtmiseks ei ole, aga kas sul on mõni talismann, mis sulle õnne toob, mida sa endaga kaasas kannad, mida sa kindlasti ka püüad pintsakutaskusse laval panna? Ma arvan, et mu talismann on mu lips, aga mul on see väike traditsioon, et mulle meeldib oma ülikonda päris kaua selga panna. Et mulle meeldib see hetk võtta enda jaoks, mulle meeldib see moment panna neid nööpe kinni. See on minu jaoks nagu korra see moment, kus ma... Это вот еще один вопрос. Говоря про талисманы, ваша девушка Полина поедет с вами? Да, конечно. Но она бы очень злая была бы, если она не поехала. Конечно, да. Что вы будете считать своей победой? Это беспрекословное первое место или, может быть, попадание в финал? Не, в финал мы точно попадем, но я поеду туда, я хочу выиграть. Ну, просто я не могу контролировать судей, и всегда судьи, они как бы uncontrollable. Я хочу получить очень много очков от людей и быть бы как чемпионом для людей. Это самое главное. Я хочу выиграть, ну, топ-5 это perfect. Tahtsin küsida, et sinu sellise artistliku imago üks osa on ka see, et sa oled veidi kättesaamatu, ka näiteks ajakirjanikule, sa oled veidi müstiline. Eestisse väga palju intervjuusid nüüd ei ole andnud enne seda... Ma olen päris palju andnud selle viimase aja jooksul. Aga kas sa välismaal ka kuidagi kureerid enda seda meediakäitumist, et BBC-le annad, New Musical Expressile annad, aga mingitele teistele näiteks ütled ära, et kui palju sa kureerid seda? Me üritame seda kureerida, just Basellil me saame seda palju rohkem teha, aga nagu ma ütlesin, et me teeme vahepeal päevas mingi 50 intervjuud, kui me oleme seal. Sest neid outlete on nii palju, nad on erinevatest riikidest, erinevate uudisteportaalid, meedia, blablabla, nii et seda on ikkagi liiga palju. No 3
raadiole meie intervjuud. Võiks anda, kui äkki küsib. No enne anname teistele. Jah. Есть ли все же какие-то переживания или тревога, может быть, перед выходом на сцену Евровидения? Ой, да нету тревоги. То есть не боишься где-то там не взять самую высокую ноту или забыть движение? Слушай, ну про это нельзя думать, это как, знаешь, это глупо. Просто надо очень много репетировать, очень много тренироваться и быть очень уверенным. Вот. Сколько сейчас времени уходит на подготовку? Каждый день. Если бы я не был бы здесь, я бы сейчас репетировал. Я после этого поеду репетировать. И еще у нас будет очень много времени на месте, которое мы тоже будем использовать как репетиции. Вот. Да. Sa ütlesid, et sa iga päev harjutad ja treenid ja sätid ennast nii-öelda kõrgvormi. Ja. Kas sa oled endiselt seda meelt, et Eurovisiooni võib tegelikult olümpiamängudega spordis? Jaa, 100%. See on täpselt nagu sportlased on minu eest kõik need inimesed seal. Ainult pluss see intervjuud. Nad annavad neid muide. Annavad ka nii palju või? Annavad. Okei. No seal ei ole neid hääletajaid pärast õnneks, et seal on ainult nagu, et sul on kõige parem show, siis sa võidad. Jah, sport on paremini mõõdetav kui muusika, see kahjuks nii on. Ja. Aga ärge muretsege, et ma üritan disklahvi saada, et see ei ole enam nii special, sest Joos tegi seda, et ei tule United by disqualification. Aga sa oledki käinud ju erinevatel intervjuudel, ütlesid, et sa oled neid nii palju andnud, oled käinud erinevates saadetes ja sul on tehtud seal ka selliseid ootamatuid üllatusi ja võib-olla mõned asjad on olnud kentsakad, et mis on kõige huvitavam asi olnud, mis seni on sul juhtunud intervjuu või saate ajal, mida sa kui ma olin Itaalias, siis nad hakkasid, nagu siuke, ma veetsin seal mingi 4-5 tundi ja siis mul oli üks siuke diivan ja siis nad järjest inimesed tulid siis nagu kambakesi niimoodi 10 inimest, siis üks on ja nii, ma olin terve päev ja siis päev algas sellest, et nad saatsid sinna need siuksed paremapoolsed, vanemad ajalehe mehed kohale ja siis nad küsisid mul nagu kõige jõhkramaid küsimusi ja siis sealt tuligi see, et nad küsisid, et selle teiste riikide kohta, et ma ei tea, kui palju sa tead, aga sealt oli see väike draama, et nad küsisid mul selle San Marino kohta ja siis ta alustas küsimust niimoodi, kuule, aga mingid inimesed räägivad sellest, et San Marino sööb su ära. Ja siis ma mingi, mis asja? Ja siis ma rääkisin talle, et San Marino Gabriel on nagu väga tore, aga tal on palju raskem, et ta on nagu DJ, et nagu see on lauluvõistlus ja siis pärast nagu inimesed võtsid just selle asja ja panid nagu välja, et nagu ja siis mingid inimesed, mingi Tommy Cash ütles, et kõik teised võistlejad on mingi weak. Ärge teie kasutage seda, aina. Ja siis sellest tuli draama, aga ma ei tea, tegelikult on päris chill, et kõik on hästi nunnud ja toredad, kõik pigem küsivad mult samad küsimust kogu aeg, et kuidas sa tegid selle loo. Aga selles Eurovisioonil on uus klaus, et nad ei tohi poliitikast küsida. Et nad nagu üldse nad nagu ei puutu seda teemat, nii et kuigi ma palusin ka, et ERR-ile tehke mulle treening, sest nad üritavad mul nagu mingi, et oleks nagu Trump, Ukraina, Venemaa, kõik järjest on ja siis ma mingi... No me rääkisime suga läbi. Põhimõtteliselt ma olen valmis selleks, aga nad ei ole seda teinud, aga nagu Basellil, et ma arvan, et tulevad need haid kohale, ma loodan, nagu siis on vähemalt huvitav. See on nagu rohkem draamat. Punasel vaibal on draamat. Ja, just. Küsivad kohe, neil on 3 minutit. Ja. Kuulge, aga teeme nii, et 3 viimast küsimust ja ma arvan, et tänase põhjal ei saa ju keegi öelda, et Tommi ei anna ühtegi intervjuud. Tegelikult see pressikonverents oli minu ideega. Palun. Aga ma tahtsin küsida, et Eurovisioon on muusika jaoks selline väga suur eesmärk, mida täita, aga mis siit järgmised eesmärgid on? Sa ütlesid, et leibeli all see praegu ei ole suure plaadifirma. By the way, 80% selles esikümnikus on, kõik on Warneri all. Ma lihtsalt ütlen teile, et kõik. See on crazy, me oleme independent, me oleme täiesti independent. Me oleme oma Eesti originaallooming.
aga mis on järgmine suur unistus pärast Eurovisiooni? Ma ei tea. 20-30 Tommy presidendiks, ma ei tea. Ma ei kujuta ette, nagu selles mõttes, et see on päris suur asi, et mõned on mult seda küsinud, aga ma tahan sellega kõigepealt lõpuni saada, et see ära teha, et ma ei taha edasi vaadata praegu. See on muidugi väga uhke koht, kus lõpetada, aga kuna me lubasime 3 küsimust, siis Anna-Mari, palun. Jaa, et Tommi riiete pagasist me rääkisime, aga kui suur on see inimeste pagas, kes sinuga kaasa tuleb, kes on need olulised inimesed? 16 inimest vist. Ja kes on need lähedased, kellele sa siis toetad oma rasketel hetkel? Mu tüdruksõber ja mul vedas sellega, et kõik need turvamehed on, ma suurem osa tean neid vanusest, kui ma olin 16, ja mul on tore olla poistega seal, et nad kuidagi annavad mulle seda pohhuismi juurde, heas mõttes pohhuismi, et nad ikkagi, mu turvamehed kaitsevad mind mingi selle oma energiaga, et nad on minuga kaasas ja muidugi ma tunnen ka, te olete mu selja taga, et me oleme. Ma arvan, me kõik soovime sulle edu. Okay. Hoiame väga kõvasti pöialt. Yeah. Ja kohtume siis juba Šveitsis. Cool. Aitäh teile!